Tere tulemast! Täna võtame ette ühe, tõeliselt suure pähklivõrgu maailmas. A-klassi alamvõrgud. See võib tunduda hirmutav, aga ma luban, et koos saame selle digitaalse hiiglase taltsutatud ja toome kaosesse korra majja. Nii, vaadake seda numbrit. 16 777 216. See on seadmete arv, mis mahuks ühte ainsasse jagamata A-klassi võrku. Jah, te kuulsite õigesti, üle 16 miljonit. See on nagu ehitada linn miljonitele inimestele, aga unustada tänavad, aadressid, linnaosad. Lihtsalt üks suur kaoteotiline plats. Ja siit tulebki see $1,000,000 küsimus, eks? Kuidas sa tood korra sellisesse massiivsesse süsteemi? Kuidas me võtame selle digitaalse kolossi ja jagame ta mõistlikeks hallatavateks tükkideks? Vastus, mu sõbrad, on alamvõrkude loomine. Okei, aga enne kui me hakkame seda hiiglast taltsutama, peame me kõigepealt aru saama, millega meil täpselt tegu on. Mis teeb A-klassi võrgu nii absurdselt suureks? Asi on tegelikult lihtne. Kõik taandub sellele vaikimisi maskile 555.0.0.0 ehk siis /8. Mida see tähendab? See tähendab, et ainult aadressi esimene osa, see esimene oktet, on reserveeritud võrgu enda jaoks. Kõik ülejäänud, need ülejäänud 24 bitti, on täielikult hostide ehk siis seadmete päralt. Ja just sealt see astronoomiline number tulebki. Okei, me teame, et see on suur. Aga kuidas me selle siis väiksemateks tükkideks teeme? Siin tulebki mängu see, mida me kutsume bittide lainamiseks. See ongi, ausalt öeldes, kogu alamvõrgude loomise kunsti ja maagia tuum. Mõte on selles, me võtame selle hiiglasliku hostide osa, need 24 bitti, ja me laename sealt mõned bitid ära. Tuleme tagasi selle linna analoogia juurde. See on nagu võtta see suur tühi maa-ala ja hakata sinna piire joonistama. Me tekitame tänavaid, kvartaleid, linnaosi ja neid piire me joonistamegi just nende laenatud bittide abil. Okei, aitab teooriast. Teeme asja praktiliseks. Ma näitan teile nüüd ülilihtsat 4-sammulist meetodit, mida saab alati kasutada. Ja uskuge mind, kui te selle selgeks saate, on see käpas igaveseks. Nii et lähme, võtame ühe päris A-klassi võrgu ja jagame selle tükkideks. Nii, siin on meie tegevuskava. Esiteks, määrame mitu bitti meil vaja on. Teiseks, arvutame välja uue alamvõrgu maski. Kolmandaks, ja see on parim osa, leiame niinimetatud võlunumbri. Ja neljandaks, lihtsalt loetleme uued alamvõrgud. 4 sammu, lihtne ja loogiline. Ja me teeme selle kohe läbi. Võtame näiteks võrgu 10.0.0.0 ja jagame selle 4 alamvõrguks. Samm number 1. Küsimus on, mitu bitti meil on vaja laenata, et saada 4 alamvõrku? See on lihtne matemaatika. 2 astmel mitu on 4. Täpselt, 2 astmel 2 on 4. Seega vastus on, et meil on vaja laenata täpselt 2 bitti. Okei, samm 2. Kuhu need 2 laenatud bitti lähevad? A-klassi puhul on see alati teine okteet. See on see koht, kus tegevus toimub. Nii et me võtame selle teise okteeti, mis oli enne täis 0, ja lülitame esimesed 2 bitti sisse. Need bitid on väärtustega 128 ja 64. Liidame need kokku ja saamegi 192. Ja mis see meie maskiga teeb? Vaatage. Meie vana mask oli /8. Kuna me laenasime 2 bitti juurde, on meie uus mask nüüd /10. Lihtne, eks? Ja 10 kujul tähendab see, et see 192, mille me just arvutasime, lähedki sinna teisi okteti kohale. Meie uus mask on 192.192.0.0. Nüüd tuleb minu lemmikosa. See on see nikk, see otsetee, mis muudab kogu selle asja nauruväärselt lihtsaks. Me hakkame leidma seda, mida ma nimetan võlunumbriks. Ja kuidas me selle leiame? Me võtame alati arvu 256 ja lahutame sellest selle numbri, mille me seal teises huvitavas okteedis saime. Ehk siis 256 miinus 192. See teeb 64. Ja see number 64 ongi meie võti. See on meie võlunumber. Mida see võlunumber siis teeb? Väga lihtsalt öeldes, see on meie hüppesuurus. See on samm, millega me liigume ühe alamvõrgu algusest järgmise alguseni. Ja parim osa, enam ei mingit binaararvudega jändamist. Me lihtsalt loendame selle numbri kaupa. Vaadake ise, kui lihtne see on. Meie esimene alamvõrk algab alati 0-ist, nii et 10.0.0.0. Milline on järgmine? Liidame lihtsalt 64 juurde. Saame 10.64.0.0.
Järgmine, liidame veel 64 juurde, 10.128.0.0. Ja viimane 4, jälle pluss 64 ja ongi 10.192.0.0. Nii lihtne see ongi. See pilt siin visualiseerib seda ideaalselt. Me võtsime selle teise okteeti, selle vahemiku 0-255 ja lõikasime selle lihtsalt 4 võrdseks tükiks. Iga see plokk ongi meie uus ilus hallatav alamvõrk. Kord on majas. Okei, nüüd olete näinud, kuidas see käib. Aga parim viis õppimiseks on ise tegemineks. Nii et nüüd on teie kord. Anname teile võimaluse ise üks selline digihiiglane taltsutada. Ja siin on teie ülesanne. Võtke võrk 11000/8 ja jagage see 12 alamvõrguks. Mõelge korraks, mis on see kõige esimene samm? Mitu bitti meil on vaja laenata, et saada 16? Kui te pakkusite 4, siis täiesti õige. 2 astmel 4 on täpselt 16. Nii et meil on vaja laenata 4 bitti. Suurepärane algus. Okei, mis on siis meie uus mask? No see on lihtne. Meil oli 8. Me lainasime 4 bitti juurde. 8 + 4 on 12. Meie uus mask on 12. Aga mis on see väärtus kümnendkujul? Me lülitame sisse 4 esimest bitti teises okteetis. Nende väärtused on 128, 64, 32 ja 17. Kui me need kõik kokku liidame, saame summaks 240. See on meie uus number teises okteetis. Ja nüüd on aeg leida võlunumber. Mäletate valemit? 256 miinus see uus väärtus, mille me saime. Ehk siis 256 miinus 240. Ja see annab meile 16. Meie uus hüppe suurus on 16. Ja nüüd on kõige raskem osa möödas. Nüüd on lihtsalt loendamine. Esimene võrk on 11.0.0.0, järgmine on 11.16.0.0, siis 11.32.0.0, 11.48.0.0 ja nii edasi ja nii edasi. Me lihtsalt liidame iga kord 16, kuni kõik 16 alamvõrku on kirjas. See ongi kõik. Ja sellega olemegi hakkama saanud. Näete, see polegi nii hirmus. Teil on nüüd olemas metoodika, millega taltsutada ka kõige suuremad digitaalsed hiiglased. Sest alamvõrkude loomine, see pole lihtsalt numbritega mängimine. See on korra loomine kaosest. See on struktuuri ehitamine. Nii et minu küsimus teile on, nüüd, kui te suudate hiiglasi taltsutada, mida te siis järgmisena ehitate?